6. käik podcasti toob teieni Ott Tänaku ametlik sponsor Betsafe. No nii, tervitused taas kõigile rallisõpradele. Mehhiko rallil on sõidetud dramaatiline, võiks öelda, et skandaalne laupäev ning meil ongi paras aeg siin Delfi stuudios lükata sisse 6. käik. Mikrofonide taga ikka vanad näod või vanad hääled. Minu nimi Raul Ojassaar ja teise mikrofoni taga endiselt meie ekspert, rallisõitja Karl Kruda. No tere, Karl! Tere hommikust jällegi minu poolt, et üks päev on möödas ja Raul, kuidas kokku võtad? No raske on see töö, see rallifänni elu, kui pead ikka 4:30 öösel üleval olema ja siis veel hommikul siin üles ärkama, tulema rääkima, aga see kõik on üks suur rõõm tegelikult. Seda kindlasti, aga nagu tegelikult kunagi olid, võib-olla hakkabki elu sul sellesse staadiumisse tagasi minema, et magad 2 korda päevas 4-tunniste tsüklitega, mis oli normaalne enne, kui meil tuli tänavavalgustus. No võt, nii et miks mitte? Aga tegelikult tõesti ikka palju juhtus seekord meil ja no ütleme, et esimesest katsest peale tegelikult oli meil kohe draamat, et esimesel katsel siis oli selline mees nagu Esa-Pekka Lappi, oli meil ebaõnne sangar, et 3 kurvi ka enne lõppu tegelikult, 3 kurvi, seda oli nii kurb vaadata seda meest ja tegelikult see pettumus võis olla suur ja just minu poolt siis hinnangul oli see, et ta oli mäest alla nagu pidurdamine ja ta korra tuli pidurite pealt maha, et oli näha, kuidas nina tuli auto lõhku tagasi ja läks uuesti nagu piduritele ja see millisekund või see nii-öelda nagu pool sekundit, mis ta oli korra nii-öelda nagu muutust tegi, et see nagu sai saatuslikuks ja libises tagumikuga üle ära ja jäi keset teed poole autoga, kuigi nagu oli möödapääsemisvõimalus, siis mis meid kõige rohkem võib-olla närvi ajas. Punane lipp kohtunike poolt, no nii Evans kui Miik olid need 2, eks ju, kes sealt tegelikult mööda läksid, sõitsid kiired ajad välja ja seejärel siis korraldajad tegid siis selle skandaalse otsuse üle siin pool päeva igast vandenõuteooriaid jahvatati. Et tõesti pandi see katse selles suhtes seisma, olidki Ožee ja Latvala vist 2 meest, kes siis selle punase lipu tingimustest lõpuni tulid ja noh, muidu ei oleks ilmselt sellele väga isegi tähelepanu pööratud, aga see, et Ožeel oli samal ajal täpselt rehv katki läinud, tekitas sellest olukorrast sellise päris mõnusa skandaali, ütleme nii. Tõesti, et tõesti oli selline nii-öelda nagu Ogieri mõistes oli ikka superjuhus. Talle esimene rehv nagu mingi kivi oli joones, tal läks esimene rehv puruks ja see oli täiesti arusaamatu ka, kus kohas täpselt, et kas enne splitti või pärast splitti, aga oli näha, et hakkas nagu kaotama ja spekulatsioon tegelikult seisneski selles, et kuna nad olid Lappiga ühes meeskonnas, ühtepidi see on nagu see oleks okei, aga siis, kui näha oli, et Ogier hakkas kaotama, siis nagu järsku peatati katse, et kõigil oli nagu mis mõttes, et kõik said mööda ja nüüd siis, et see lihtsalt nägi nii vale välja. Et ma olen ka siin, inimesed küsisid mu käest seda ja siis ma ütlesin nagu, tegelikult jõuad ka selleni, et neid taktikaid võiks ju kasutada, et nagu selles mõttes, et kui sa pead kuidagi nagu võitma, aga see läheb nagu ebasportliku käitumise alla ja seda hetkel just Sebastian Ogierist arvatakse ka, et kui ta katse lõppu tuli, siis tal väike siuke muhelus oli ka näol, mis on nii-öelda nagu vale, aga siis võib-olla teile lahti seletamaks punane lipp, siis tegelikult tähendab seda, et autodel on sõitjatel on autos GPS-seade ja neil on ka nupp ja SOS-nupp, et kui juhtub midagi väga õnnetut, et siis sa saad vajutada SOS, katse peatatakse ja kiiresti tulevad kõik nagu katsele kiirabid ja asjad, et nagu päästma sõitjaid või siis pealtvaatajaid ja sellel juhul muidugi Esa-Pekka Lappi vajutas okeid, et kõik oli okei, aga seal minu poolt spekuleerides või kuidas seda sai nagu tõendada, oli see, et võib-olla hakkasid inimesed katse peale tulema, et äkki nad tahtsid veel seda autot kuidagi nagu sealt välja tõsta ja et nagu nad peitsid selle ära pealtvaatajate nii-öelda turvalisuse taha. Aga tegelikult ei olnud mitte midagi mure ja kogu maailm praegu süüdistab FIA-d, mis on siis prantslased, Citroeni prantslased, et nagu, et kuulge mehed, mida te nüüd korraldate, et ralli algus oli ka, et Ogier ütles, et Eesti maffia siin kastab teid, siis kuule, me ikka siin ainult sõidime Prantsuse maffiaga. See oli puhas Prantsuse maffia. Kui asi hakkab apuks minema, paneme cancel. Aga kas lõpuks ikkagi päris pikalt punase lipu tingimustes
korraldajad või see clerk of the course siis inglise keeles, tema lõpuks ikkagi määrab nendele sõitjatele selle katse lõppaja, kes siis nii-öelda punase lipu tõttu pidid aeglasemalt sõitma. No, päris tükk aega läks selle otsusega, lõpuks see tuli. Isegi tuli kiiresti tegelikult, kui ma aus olen. Nojah, aga see teadmatus ja see oli ikkagi päris tükk aega. Ja lõpuks Latvalale anti väga hea aeg, tema vist kaotas lõpuks 3 sekundit Chris Meagile siis katsevõitjale ja Sebastian Ogier'le, kes siis pool katset sisuliselt tuli oma katkise rehviga, tema kaotuseks anti 22,4 sekundit, nii et põhimõtteliselt oma katkise rehviga tuli kiiremini, kui tuli Neville, kui tuli Mikkelsen, kui tuli Sordo. Et Karl, kas see oli aus aeg? Eks nad kasutavad seda datat ja GPS-i seadmed, et näha neid splitte ja arvutada see nii-öelda kaalutud keskmine välja, et mis tal siis nagu lõpuni oleks nagu läinud. Ma räägingi, et see koht, kus seda tehti, oli nagu nii täpselt nagu, kui see otsus nii-öelda tuli kuskilt sisemeeskonnast, siis see pidi olema väga kiire otsus ja kuidagi pidi see väga kiiresti kuskile jõudma, et see asi niimoodi ära laheneks, aga ta ise ütles, et mulle pandi ikka natukene rohkem aega juurde, et ma oleks tegelikult saanud palju kiiremini sõita ja selles mõttes mees on olnud see ralli kõige kiirem, et päris nagu vastu talle nagu hakata ei saa, aga mees sul oleks esimene ref. Sa nagu parem esimene ref, vasakut kurvi keerata selle tühja refiga on ikka nagu suht võimatu. Nagu nii palju ma seda küll nagu tean, et sa pead ikkagi päris palju seal salongis tööd tegema selle nimel. See näeb vale välja, inimesed nõuavad siin seletust sellele, hetkel meil ei ole midagi teha, aeg, ma arvan, et tegelikult oleks natukene kehvem olnud, aga ma ei ütle, et see oleks nüüd nagu 20 sekundit kehvem olnud, et see meie jaoks suurt rolli ei mängi tänasele päevale vastu minnes, kus siis on 60 kilti veel sõita ja vahemeestel on ainult 27 sekundit, see on nagu pool sekundit kilomeetrile, et tal lihtsalt oleks täna ebamugavam olnud ja see oleks nagu meile natukene positiivsem olnud. Aga see on ralli. Just. Nii et liigume võib-olla selle olukorra juurest edasi, aga selle sama katse juurde natuke jääme. Päeva alustas tegelikult kõige paremini, nagu öeldud sai, Chris Meek, kes katse võitis, aga tema päev tõusis sellega liidriks ja sellega see päev kulmineerus, ütleme tema jaoks. Täiesti tõsi. Et samamoodi, et võib-olla see kõik see, ma kogemata hüppan ikka tagasi eelmise teema juurde, võib-olla see nagu Miik tuli taktikaliselt seda SS10 just sõitma nii-öelda nagu väga teravalt ja tegelikult tema jaoks nagu vastast ei olnud, et Jari-Matti, kes siis võttis ka trahvi veel, kui me nagu sinna ka veel jõuame, et Jari-Matt, Chris Meek ikkagi tegi suurepärase etteaste võites nagu teisi üle 10 sekundi ja poole sekundiga kilomeetrile, võttes suure tükki ajast ära nii-öelda Elvin Evansilt ja liikudes lähemale Sebastian Ogierile, aga kuidagi, et see kõik see nii-öelda kompositsioon, mis seal nagu siis kokku nagu loodi, jättis nagu sellise mulje, et nagu see mees nagu pärast seda kutt lihtsalt lagunes ära, täielik lagunab. Siis tal läks ref, amort puruks, õhtu lõpuks pani veel linnakatsel välja ja siis viimase katse nagu 2 katset tegelikult sõitis nagu põhimõtteliselt pealtvaataja läbi selle. Nii et. Täitsa seal oli nagu õhuke piir, kus ta ikka tuli tipust ja lagunes ära. Selles mõttes kahjumehest. Aga nagu ma mainisin, Jari-Matti Latvala. Mis sa arvad, Raul, miks ta tegi sellise liigutuse? Mulle esialgu tundus, et ta tegi midagi sarnast ja tegelikult ka eelmisel etapil Rootsis, et trikitas oma selle stardi järjekorraga, et saaks lihtsalt mõnusalt sõita seal nii-öelda vabas vees, aga stardi järjekorras viimasena, kus tee on kõige puhtam. Ja muidugi, kui selle 10. katse juurde tulla, siis tegelikult Chris Meek ju lõikas ka kasu sellest Latvala nii-öelda trikitamisest, sest meenutame, seal oli ju stardi intervallid olid 3-minutilised ja see tolm tegelikult segas päris omajagu sõitjaid. Ja kuna Latvala sealt hüppas vahelt ära, siis Chris Meek oli see sõitja, kes sai ilma tolmuta sõita. Ja tegelikult seal oli minu jaoks üks nüanss on veel. Ikka sa teed meeskonnatööd, sa sõidad Toyota tehase jaoks. Olgugi, et sõitjad ajavad oma punkte tagasi, et ise maailmameistriks tulla, et eks me ikka tahame kõik isekad olla selles elus. Aga see aasta on näha natukene rohkem seda tiimitööd ja võisteldakse just selle manufacturer title'i pärast. Ja
seal oli see, et Miigi ja Ogieri vahel, Oti ja Ogieri vahel, kui Latvala tuli sealt vahelt ära, siis Ogier startis ühe positsiooniga lähemal. Et see nii-öelda puhastamis nii-öelda roll oli ka jälle märksa nagu väiksem. Et selles mõttes see oli nii-öelda väga kaalutud õige otsus, et mina ise natukene arvasime siin vennaga, et võib-olla tuleb just nagu ettepoole, et tuleb aitab Otil teed puhastada, aga noh, selles mõttes hooaeg on ikkagi nii vara veel, et kõike võib juhtuda, 11 etappi on veel minna. Et seda lisaks ei tohi ka teha, et see oli nii-öelda reeglite vastane, aga noh, ta oleks ta paika tagasi tõstetud arvatavasti päeva keskel nii-öelda reegrupis, aga no selles mõttes ta lõi Miigile kõik need eeldused, et Miik saaks rünnata seda Ogieri ja tegelikult ta tegi seda väga õigesti, väga hästi. Kahjuks noh, kõik mängis, mingid taktikad olid igal pool mängus, selles mõttes oli päris põnev. Jah, et kui Miigil ei oleks ju neid probleeme juhtunud, siis võib-olla oleks siiamaani liider ja oleks see Latvala või noh, Toyota geniaalne käik siis kõigil huulil, aga lihtsalt praegu see, kuna Miigil rehv purunes ja kõik muud asjad, mis selle tõttu ja sellega seotult järjest tulid, siis nagu see ei tundu enam nii fantastiline lükke, aga noh, Latvala enda seisukohalt 2 minutit 30 sekundit ja trahvi sai. Kui praegu vaadata seda üldarvestust, ta on 8. kohal, noh, tema ees on vähem kui minuti kaugusel on üks see Bolivia sõitja, Bulacia Wilkinson, aga 6. kohal Benito Guerra kohalik sõitja, siis 4,5 minutit temast eespool ja täna on 60 kilti veel jäänud, nii et selles suhtes ilmselt seda vahet puhta sõiduga Guerraga tagasi ei tee, oleks see 6. koht võib-olla saadaval olnud, kui ta ei oleks seda nii-öelda trikitamist teinud, aga noh, kes seda oskab ette ennustada niimoodi? Tõesti ei tea. Siit ka huvitav väike faktikene, et Guerra, Bonito Guerra siis, või Mehhiko kohalik sõitja, Guerra tähendab hispaania keeles sõda. Selles mõttes seal on olnud ette tulnud ka erinevatel fännidel probleeme, kui nad karjuvad sõna Guerra nii-öelda, et nagu, et nii-öelda nagu tuttav sõitja tuleb, et kõik õhutatakse sõda. Ja eks see Jari-Mati natukene pühapäeval läheb seda sõda ka ise õhutama, et eks ole näha, mis sealt saab, aga tal oleks ikkagi 6. koha punktid, mis oleks tema jaoks nagu kasulikud. Road order ja nii-öelda tema enda mõistes, et see on kõik veel võimalik. Eks pühapäev näitab, mis juhtuma hakkab. Äkki sõda astub eest ära. Äkki astub. Ja, pole kunagi seda näinud veel. aga eks ole tõesti näha. No, oli siin tegelikult selle kõige jamade tõttu tõusis teisele kohale Elvin Evans ja temal ka tegelikult otsepildis me seda ei näinud, aga väga suur napikas oli temal mitte rajal, aga siis hoopis selles lõunases hoolduses. Tõesti, et tegelikult uskumatu asi, mis juhtus oli, et 15 minutit servisesse sisse, siis avastati Elvin Evansile, et tagumine sild oli mõrane ja nad pidid kiire otsusega vastu võtma, et vahetati alles jäänud siis minutitega ära autol tagumine sild koos differentsiaalide asjadega 14 minutiga. Autoteenindusse saadad, paar päeva ootad seda, et nagu vahetatakse rattal mutritki ära, aga sellistel juhtudel ikka tegemist on nii maailmaklassi sõitjatega, maailmaklassi mehaanikutega, maailmaklassi meeskondadega, et see asi peab olema nagu otsast lõpuni õlitatud kaadervärk, et sellistel juhtudel Elvin Evans hoidis oma kohta poodiumil teisena, aga meie mees Ott Tänak oli see mees, kes sellele mehele rahu ei andnud. Olgugi, et Elvin tegi supersõidu, ta sõitis väga ilusti enamus katsetest, ka laupäevasel päeval oli ta Otist eespool, aga üks katse oli tema jaoks natukene halb. Ja see oli siis katse 11 ja 14, siis 2 korda seda sõideti ja mõlemal korral Ott näpistas talt päris maasika suuruse aja ja päeva lõpuks siis tegelikult vahe ainult 2,2 sekundit. Jah, et Otate see katse siis see oli, millest me räägime praegu. Tõesti 2 katse peale kokku mis see siis on, 7,8 pluss 16,6, et 24,4 või? Hommik on räägime. Üle 20 sekundi igatahes kõvasti, et
et tõesti see, eriti see teise läbimise vajutamine, mida Ott tegi ja pärast ju tegelikult Ott ka tunnis, et ta oli suhteliselt piiri peal siin pärastlõunal, et noh, seda me polegi vist sel aastal kordagi kuulnud Otti ise ütlemas, et ta tõesti vajutas ja vajutas võimsalt, võitis seal katse ära ja Evansit siis tõesti puhtalt selle teise läbimisega 16,6 sekundit näpistas tagasi, kui minule vahepeal isegi tundus, et seda Evansit nagu sõiduga ei saagi püüda, et hommikul nagu, ikka võttis juurde veel. Hommikul jah, võttis isegi juurde, et ei kippunud nagu lähemale tulema selge ees, aga tõesti pärastlõunal hakkas see jää liikuma ja tõesti selle ühe katsega sisuliselt kogu see suur vahe sulas imeväikseseks. Ja, meie jaoks super uudis muidugi, aga Ott tegi kõva sõitu ja eks sellel päeval järgmise käigu panid nii Otile kui ka Thierry Neuville ja Nicolas Gilsoul, kes siis hakkasid ka tagantpoolt kohti ettepoole nagu endale välja võitlema. Päeva lõpuks nad võitlesid siis ennast tegelikult Oti taha 4. Eks seal nii palju mures juba oli ka teistel ka, et seal väga palju võitlemisest võib-olla nii palju juttu ei ole. Aga kõik mõlemad mehed sõitsid väga suure tempoga, aga sõiduvahes ikkagi meie Ott oli ikkagi kiirem, meie Ott on ikka nagu tubli Ott. Võimas. Et 22 sekundiga võttis selle tema ees nii-öelda nagu päeva kokkuvõttes oli ikkagi Ott kõige kiirem. Nagu Thierry mõistes ja päeva võitis ka nii-öelda, kui päeva eraldi vaatad, Ott oli kõige kiirem, aga kui me nüüd tegelikult Augieri refi purunemise ja linnakatsel veel välja panemise nagu maha nii-öelda ja Latvala trahvi just ka, et see mahavõte ka, siis vist Latvala oli tegelikult puhta sõidu pealt oli kõige kiirem selle oma stardipositsiooni. Et jah, aga me vaatame tabeleid. Tabelis on esikohal Ott Tänak, ütleme nii. Jah. Et seal ei maksa kaugemale minna, ütleme detailidesse laskuda. Ärme siin nagu vaatame raamatut kaane järgi. Vana ajakirjanduslik tõde on ka muidugi see, et ei maksa faktidel lasta ilusat lugu ära rikkuda. Aga jah, et tõesti Neville, kes siis ju reedel hädaldas selle, või mitte ei hädaldanud, aga nentis, et ega tal midagi pole enam püüd, et põhimõtteliselt alla andnud juba, ta on 4. kohal, et selle kohta nagu pole paha. Aga arvestades seda, et ainult 5 WRC autot on veel, kes nii-öelda kõrges mängus on, siis tõesti ei ole see konkurents just kõige suurem, lihtsalt tuleb vastu pidada, see Mehhiko ralli tundub on siuke pigem maraton kui sprint, nagu tegelikult kõik rallid. Rallid on erineva iseloomuga, et mõni ralli on tõesti, et kus sa oled otsast lõpuni makaroni ninast väljas ja järgmine etapp on see, et võidab see, kes teeb kõige vähem vigu või suudab vigu kõige rohkem vältida. Et siin sel juhul Ott startis meil esimeselt kohalt paar siukest ärevat momenti on nagu kaamerapildist olnud näha, sellegi poolest midagi hetkel juhtunud ei ole, et ta on suutnud kõikidest asjadest külma peaga hoiduda, mis on suurepärane, et kui teistel meestel on natukene midagi rohkem siin juhtunud, et siis tegelikult nii-öelda ralli on Oti jaoks on, ma arvan, väga hästi läinud ja ta on teinud suurepärase töö nende võimalustega, mis talle seekord nagu kätte anti. Aga nagu me siin varasemalt ütlesime, 60 kilomeetrit Mehhikos on veel minna ja arvestades, kui palju juhtunud on, siis tuleb veel põnev pühapäeva õhtul. Jah, sa ütlesid neid ärevaid momente, Tänakul tuli üks neist siis juhtus 15. katsel, kui telepilt näitas järsku, et tagumist seda põrkerauda või pamprit enam ei ole, et tulebki siin kuulaja küsimus minult sinule, et kuidas need detailid, need sellised põrkerauad, peeglid, mingisugused muud aerodünaamika, kui tihti need üldse tiimile tagasi jõuavad, kas need jõuavad, kas, ma ei tea, meeskondel on mingisugused abilised, kes seal lähevad, kui midagi olulist ära kukub, otsivad selle üles, kuidas see toimib? Täiesti tegelikult inimese südametunnistuse peale, aga hetkel Mehhikot rääkides, siis tegemist on Mehhikoga, seal iga päev nii-öelda võetakse juba lapsi pantvangi, et arvatavasti nii-öelda on ka juhtunud, mis ei ole nagu väga ilus nendest, aga
ma ei peatuks selle peale pikemalt. Sellegipoolest on tulnud ette juhused, kus inimesed ikkagi toovad heast südamest tagasi need pamprid ja asjad, et need on nagu kallid, aga kui minu arvamust nagu kuulata, et sellisel juhul, sellisel hetkel selline avastus saada ja katse pealt endale nii-öelda nagu Toyota WRC tagumine pamper saada, siis ma ikka paneks selle nii-öelda nagu elutuppa CD-plaadi riiuliks. No. 2 CD-plaadi riiulit ja saab isegi ühe vasakult ja ühe paremalt. No sinna võib-olla isegi mahuvad vinüülplaadid juba sisse. Aga ei, tegelikult hästi palju ikka jõuab tegelikult servisesse tagasi ja sellepärast inimesed on tublid ja rallivaatajad on ikkagi nii-öelda nagu sõitjate ja meeskondade fännid, et ilma nendeta, ilma ühe või teiseta seda asja ei toimuks. Et mõlemad toetavad üksteist ja tegelikult see nii olema peaks ka. Peeglites siis siin kõrval rääkides siis nii-öelda kui palju sa peeglit kasutad, peeglite on ka selle jaoks, et kui seal on mingi asi juhtunud katse peal, et siis sa tagant tulija, et saad nagu silma peal hoida, et sa saad nagu tee pealt kõrvale tulla, meeskondadel on ka võimalus tegelikult autosse siis nii-öelda informatsioon saata, et tõmba kõrvale, et lase tagumine mees mööda, et ei tahaks olla ka nagu ebasportlik nendes tingimustes, aga noh, ülesõidul sul on kindlasti neid nagu vaja, et nagu liikluses navigeerida. Sellegipoolest ralliauto, rallinumbritega, rallikleepsudega ja sponsorkleepsudega, kõik, mis on visuaalis nagu väga hästi pildis, nii telekas ja nagu linnade vahel, kus siis nagu ralliautod läbivad, siis väga palju peeglid ei pea kasutama. Sest sa oled ralliautos, tavaliikluses sa oled ikkagi kuningas natukene. Hoiavad natukene aupaklikku distantsi, ütleme. No jah, ütleme, et seal ikka võid, kui sul on ikka vaja midagi teha, siis ikka inimesed ikkagi, politseid pigem lehvitavad ja teevad sulle eskort ja sellised, see on nagu teistsugune loomus. Aga see on 2 päeva, 3 päeva ühest nädalavahetusest ja 1 kord aastas, et see nüüd nagu iga päev ka ei ole. No veel minnes asjade juurde, mis siin laupäeval juhtus, siis üks kõige kurioossemaid või koomilisemaid asju oli siin selle pärastlõunase tiiru esimese katse ajal, kui Andres Mikkelsen esimesena sõitis ja üks hetk lihtsalt pidi seisma jääma, sest katse peal, raja peal oli värav, mingisugune suur metallist värav oli kinni, kas pandud, läinud, minul tekkis kohe küsimus, et kuidas selline asi juhtuda saab, seal ju enne ralliautosid sõidavad ju mingisugused nullautod, mingisugused turvaautod, ma ei teagi, kuidas neid täpselt nimetatakse ka läbi, et ega nemad sellest turbopuust ei vajutanud, sellest üle ei hüpanud, et jah, et kuidas siuke asi võimalik on üldse? Eks ikka tuleb ette, et hästi palju neid katsed toimuvad tegelikult sellistes piirkondades, kus on nii-öelda eramaadel või siis erametsades või riigimetsades, kus hoitakse ka aedu kinni, et mõndades riikides on, kus on ka tegelikult levivad mingid haigused sees, et siis pärast tegelikult isegi ralliautot pestakse ära ja pestakse ka pealtvaatajate autod ära, et ei leviks need asjad nagu edasi. Et see mikrokeskkond on ikka tegelikult nagu väga habras meie ümber, mis maailmas me nagu elame ja hea meel on tegelikult näha, et ka ralli inimesed tegelikult seda proovivad nagu hoida. Sellisel juhul tekkis ka nagu põnev nali tegelikult, mis internetis liikus, et kui Mikkelsen siis seda katset avas ja selle värava pidi sealt keset katset nii-öelda avama või siis Andres tema Karluga ja seda käis avamas, et siis vahepeal liikus, et ei tea, kas Boris Georgievits pidi ka pärast oma läbimist selle värava oma selja taga ka kinni panema. Et oleks ju aus seda nii-öelda siis respekteerida. Aga see on, ma arvan, et lihtsalt viimane lahku ja kustutab tule. Et seda on MM-is ette tulnud, seda on igal pool ette tulnud, et on tulnud nii protesti vormis kui tegelikult ka looduslikus vormis, et see värav kaamerapildist tundus, et liikus väga sujuvalt või väga kergelt, et arvatavasti oli lihtsalt tuulega ta kinni läinud ja õnneks Andres siis pani sinna kivi ette ja ma eeldan, et see rohkem sealt ei liikunud. Mingisugune variant ilmselt on ka, et keegi kuri pealtvaataja üritas mingit nalja teha. No, see on ka alati variant. Just, aga pealtvaatajast rääkides siis see El Brinco katse, selle lõpus siis nii esimesel kui teisel läbimisel oli päris äge siuke vaatepilt või rohkem oli neid kuulda. Siuke helehäälne naistekamp tervitas seal kõiki sõitjaid, lõpuks isegi kaameramehe nime seal skandeeriti ja mida kõike seal veel tehti, et ma saan aru, et sul on ka omad kogemused seal Mehhiko naistega olemas Mehhiko rallidelt.
Jah. Ma ühe korra 2011 oli mul õnn Mehhikos sõita ja tollel ajal ma sõitsingi Otiga ühte klassi. Ralli oli mul üsna keeruline, kuna mul seal kütus paisus paagis kõige kõrgust, lihtsalt ma ikka paar päeva katkestasin sellepärast, et mulle Škoda meeskond ei andnud informatsiooni, kuidas ma sellest probleemist üle ega ümber saaksin. Aga sellest ajast peale, nagu ma siin ühel päeval ka mainisin, et see olgugi, et kui sa Mehhikosse jõuad ja sa tunned ennast mitte keegina, siis seal millegi pärast tehakse sust nagu staar ja sellest ajast peale ma olen saanud endale sellise ustava fänni, kes praegu siis Matuga saadab mulle Eestisse mingi armastuskirja ja keraamika ja siis ta hommikul veel kirjutas ka mulle, mis ta ütles mulle, mis on väga positiivne, et Otil ja Martil on nüüd minu full support, sest mina enam ei sõida, aga ta saadab mulle suured kallistused ja ta loodab, et ta saab muga veel ühenduses olla tulevikus, et ootlik. 2011 oli see, ütleme, kui ta sinust nii-öelda teada sai ja praegu on meil 2019, 8 aastat on mööda läinud ja ikka ei ole ta sind ära unustanud. Jah. selline on see temperament Mehhikos, nii et tõesti. Hispaania naised, mehed, olge ettevaatlikud. Tõesti. Aga läheme edasi meie järgmise püsirubriigi juurde, BetSafe, meie hea toetaja. Tuletame veel meelde BetSafe'i uue kliendi pakkumist, kui vähemalt 1,5 koefitsiendiga panustad vähemalt 10 euro eest, siis saad endale 25 eurose tasuta panuse ja sellist asja on võimalik teha siis 4 kuud järjest, nii et kokku võimalik saada 100 eurot tasuta panust. Aga minnes nende koefitsientide juurde, mis siin Mehhiko rallil pakutakse, siis võib-olla esimese asjana mina võtaksin ette Ott Tänak versus Elvin Evans, mis on tänase viimase päeva ilmselt põhiküsimus, kes siis selle teise koha saab või kes eespool lõpetab. Ott Tänak koefitsient 1,65, Evans 2,14. 1,65 tundub ikka päris hea väärtusena. Ja see ületab ka seda 1,5 piiri tegelikult, mis siis annab võimalus, et sa saad 25 eurot vist kõik aeg nii-öelda nagu lisa cashi. Aga selles mõttes on nagu hea pakkumine selle peale nagu tehtud ja nagu ma eelnevalt ka mainisin, et tegemist on ikkagi, et meil 60 kilti veel minna. 60 kilti on nagu ühtepidi enda päris pikk nii mõlemale sõitjale, et kõike võib juhtuda, aga see 2 sekundit nii-öelda, et kui eile võeti ikkagi suur osa ajast võeti nagu 2 katsega nagu ära, et siis see on täiesti, tegelikult ma tean küll, mina panustaks ilmselgelt Oti peale, et selles mõttes ma olen Oti paadunud fänn, aga Elvin Evansil on ka head konfid ja tegelikult siin ralli teises osas on mees näidanud super head kiirust, et see üks katse tema jaoks on nagu hetkel saatuslikuks saanud, aga eks ralli lõpp näitab, et kas see sai nagu lõplikult saatuslikuks või mitte. Jah, ja Mehhiko ralli võitja koefid ka kiiresti olgu ette loetud, Sebastian Ogier kindel liider 1,10, siis tema koefitsient, see võib-olla on natuke liiga väike, et sellele mingisugust panust või suurt panust tegema hakata, aga kes avantüüri peale tahab välja minna, siis Ott Tänak 12, Elvin Evans 15, et kui Ogier'ga peaks midagi juhtuma ja me tegelikult nägime, et võib juhtuda eile ju ka linnakatsel, seal Ogier kaotas 7 sekundit, kui suretas korra välja. Suretas välja sellepärast, et ta pani välja. Jah, et selline asju juhtub lihtsalt, on võimalik, et juhtub ka täna, et kes selle peale tahab välja minna, siis tõesti Ott Tänaku rallivõidu koefitsient 12 lausa. Aga läheme edasi meie küsimuste rubriigi juurde. Ühele küsimusele me kusjuures juba vastasime, see puudutas küljepeeglit, selle küsimuse saatis meile Siim, aga eile tuli päris palju küsimusi, võtame siit võib-olla kiirelt 3 tükki veel, kõik on sellised lühikesed head küsimused. Harold küsib siis sellist asja, et miks kasutab Toyota meeskond Reke või siis selle legendi koostamise autodeks mitte Subarut või mitte Toyotat, vaid hoopis Subarut? See Toyotal ei ole väikest 4-veolist autot ja seda ise hakata garaažis ehitama, et üldjuhul ise tehtud, ralli WRC auto ei lähe vist arvesse hetkel, aga seal neil ei ole siis varuosas ja et see Subarul nelikveosüsteemil ja kõikidel asjadel, et need varuosade ja asjade saamised on lihtsamad ja kiiremad, eks Reke ajal juhtub ka ikkagi, on juhtunud ajaloos ja erinevaid asju, et asjad võivad puruks minna, kes on traktoritega kokku pannud ja see ei ole ka nii-öelda nagu kõige mugavam hetk rallist.
et lihtsalt seda autot on lihtsam hooldada, üleval hoida. Tanel küsib, kui palju mõjutaks auto nii? Ja tegelikult Subaru, ma ei mäleta, mis selle nimi oli, ja Toyota GT86 on täpselt üks sama auto. Väike vahe. Tanel küsib siis, et kui palju mõjutaks kiirust või auto sellist esitust siis see, kui palavatel etappidel kasutatakse konditsioneeri autos, et tundub, et siin Mehhikos on ka need kuumused on nii suured, et võib-olla see palavus hakkab seal sõitjaid ka mingi hetk juba selle pealt nagu aega kaotama, et sõitjatel on nii palav lihtsalt. Selle peale see õhuvool siin autosse on suudetud ka nii-öelda arvutite asjadega lõpuks nagu päris heaks teha, et eest sisse ja tagant välja, et see õhuvahetus oleks nagu pidev ja et ei hakkaks pea valutama ja sellised et inimestel ei hakkaks tervisele. Ja aga selle jaoks, et panna see AC, siis see võtab ära ikkagi mõned kilovatid ja hobujõud, et seda nagu ei tehta ja kui sa siin sellel rallil on ka nagu näha olnud, et miks tegelikult ma olen natuke nagu targemaks saanud nüüd, et kus need elektroonilised probleemid tulid ja tegelikult, mis oli ka eelmine aasta Toyotal vist, isegi Jari-Mati ütles, et täpselt sama probleem, et natukenegi võita seal hobujõude ja selles kuumades tingimustes asjades siis lülitatakse generaator välja. Isegi näelda, et katset sõidetakse ainult aku pealt, et kui aku hakkab langema alla nii-öelda nagu ohtliku koha, et siis tuleb keneka selle tagasi ja hakkab siis nii-öelda jälle akud nagu üles laadima. Aga et isegi nagu generaatorid lükatakse nagu katsejaks tagant ära, et natukene jälle võita juurde. Et sellepärast nagu kõik asjad, mis ei ole vaja, neid ei ole vaja. Et sellepärast neid ka seal ei ole. Ja. Ühel mehel oli kunagi, see oli Richard Burns. Aga siis lõpuks tuli välja, et tal oli ka aju kasvaja vist. Ja tema autos Peugeot pandi siis Safari rallideks oli siis AC, et ma arvan, et temal oli päris mugav muidugi sõita. Ja kiire küsimus veel Revolt ka, läheme täiesti tagasi selle Mehhiko ralli kõige esimese katse juurde, kus tehislik hüpekas oli seal linnakatsel, et Revo uurib siis, et kas ei oleks mitte olnud võimalik sõitjatel siis selle hüpeka kõrvalt minna? Ma roadbooki ma ei ole näinud, aga arvatavasti oli roadbookis otse nii-enda hüpe, et sellel kohal on hüpe, et kui seal ei ole võimalust antud, et sa saaksid hüppe kõrvalt minna nii-enda alternatiivse teega, siis üldjuhul sa ei tohi seda teha, sellepärast, et see oleks nii-öelda võistlustrassi mitte läbimine ja mis võib ka arvesse minna siis ka, mis võib siis saatuslikuks saada või et see on diskvalifitseerimine. Et sa pead võistlusrada läbima nii, nagu on sul raamatus kirjas. Just nii et kui veel küsimusi on, siis muidugi tulistage 6kaik@delfi.ee aadressil need saatke ja kindlasti hea meelega neile vastuseid otsime, neile vastuseid anname. Meie siin aga tõmbame praeguseks osad kokku, järgmine 6 käik on siis eetris juba täna õhtul, nii et tõesti esimest korda ajaloos on kaks saadet siis ühel päeval tegelikult, üks hommikul ja üks õhtul, sest see pühapäevane päev seal Mehhikos on selline, et meie ajargi juba hilisõhtul lõpeb ära. Kuulata saate meid ikka Delfi taskust ja podcasti rakendustest. Aitäh kuulajatele, aitäh Karlile ja oleme juba täna õhtul siis uuesti eetris. Täpselt nii, et te peate siis otsuseni jõudma, et kas te vaatate AK-d või rallit. Mis on olulisem? Ralli. Aitäh teile! 6 käik podcasti tõi teieni Ott Tänaku ametlik sponsor Betsafe.